teie ette astub Ott ja tema räägib meile löögist. Tervist, mina olen Ott ja täna räägin ma teile löögist. Aga mis on löök? Löök on impulsi ülekandumine ühelt kehalt teisele väga lühikese aja jooksul. Aga mis on impulss? Impulss on liikumishulk. Ehk kui me võtame ühe liikuva keha, siis tema impulss on tema massi ja selle keha kiiruse korrutis. Aga mis me siis selle teadmisega nüüd peale hakkame? Võtame näiteks haamriga naelalöömise. Oletame, et meil on vaja lüüa üks nael selle klotsi sisse. Kuna inimene on oma loomult laisk ja väga mugav, siis ta soovib, et see naelalöömine oleks võimalikult lihtne. Ja kus asjad muud moodi lihtsalt on, kui ainult voodis. Ja seega ta lähebki voodisse, paneb ennast kõhuli, klotsi omale niimoodi nina ette ja hakkab seda naela lööma. Ja nagu voodis naelalöömisega ikka, siis nael siia klotsi sisse väga hästi ei lähe. Miks ta ei lähe? See on sellepärast, et kogu see impulss, mis siit haamrist tuli, see ei läinud mitte naelale, vaid siia alla voodisse. Aga võtame nüüd ikka mõistuse pähe ja lähme voodis minema. Lähme töökotta ja asetame selle klotsi ikka tugevale alusele laua peale ja lööme uuesti. Seekord jäi nael see klotsi sisse üsnagi tugevalt kinni. See on sellepärast, et seekord ei läinud enam haamri impulss enam lihtsalt voodisse, vaid ainult naela sisse. Aga on olemas olukordi, kus see impulsi kadu on tegelikult kasulik. Selle demonstreerimiseks on mul siin tore stend, millega ma näitan teile, kuidas toimib liiklusõnnetus. Liiklusõnnetuses on meil veok ja veok sõidab vastu takistust. Tuled süttivad, praegu ei süttinud, aga nad süttivad. Ja kohale kutsutakse kiirabi, vaadatakse, kas on hukkunuid, tõepoolest on. Kõik, kes rekkas olid, need on surnud. Aga pidage, kas te olete näinud, et pärast liiklusõnnetust oleks rekka esiots täiesti terve? Seda ei ole. Päriselt on veokite esiotsad pehmed ja nad deformeeruvad, kui nad millelegi otsa sõidavad. Ma näitan teile, miks see hea on. Nüüd enam nii suurt pauku ei olnud ja liiklusõnnetus oli palju kergem. Seda sellepärast, et veoki impulsi võttis suures osas endale see deformeerunud esiots. Ehk siis autod on pehmed sellepärast, et päästa inimelusid, vähendada kokkupõrgete raskusastet. Mina olen Ott ja see oli löök.